Opadi, niimoodi. Siis 2 päeva tagasi sai sohurada aetud suure vaeva ja higiga. Ja täna on siis plaan vaadata rada üle, et kas sai kandev. Ehk et kas õnnestus see rada nii kinni tampida, et enam vett ei vaju räätsadega, et on mugav kõndida. Sest üldiselt, kui see rada on seal ees, siis on see väga mõnus matkarada, et ei ole mingit ukerdamist, kannab ja distants ei ole ju tegelikult pikk, et sinna ringi pikkus tuleb siuke võib-olla 5 kilti kokku ja selle ajaga saab siis avastada väga palju sellist soomaagiat, mida nagu inimesed ei olegi harjunud tegelikult väga, inimesed ei olegi väga harjunud ju nägema, et raba on meil kõik tuttav, soo on hoopis teist nägu, põnevam, kurrulisem, salajasi saarekesi ja metsakäärde, mis sohu lagedatele sisse lõikavad täis ja kuidagi põnevam, jah. Ja seal on meil juba esimesed pärismaalased kuskil. Kitsed. On 3 kitsa. Jep, 3 on siin tavaline. Tore, külmaga tulevad ikka lageda peale välja. Ja kui keegi pahandab, et käib siin soos metsloomi segamas, siis tegelikult sellistes keerulistes oludes on ka inimese tehtud rada loomadele väga suureks abiks talvel. Ja soos ka nüüd said toitumisteed, kandvad toitumisteed tekitasin loomadele ja neil on palju lihtsam iga kalori eest minna toitu hankima, kuhu süda soovib. Mingid rajad on avatud, mis muidu olid väga raskesti ja mõttetu energiakuluga läbitavad. Ja siin on näha olid kitsejeljed, nüüd on juba rebasejeljed minu jälgedel, et see kõik on energia kokkuhoid neile. Jõudsin just mõelda, et huvitavat Ilves jälgi pole veel näinud ja siin ta on. Ilves on siit kenasti põllu pealt tulnud ja minu jälje peale ja ongi jätkanud mööda minu jälge. Tundub, et ta on üsna kohe peale mind mu jäljele jõudnud, sest siin on samm pikk ja vahetult enne minu rajale jõudmist on samm väga lühike, ehk lõhnajälg pidi veel olema selgelt peal, et tõmbas ettevaatlikuks Ilves. No siit ta tuleb ja seal on üks talu, väga julgelt käib hoovide piiril täitsa öösiti. Teda väga ei korjenda, aga noh, see on talle ka võib saatuslikuks saada, et siin pika Ilvese küttimiskeelu ja teatud jahiringkondade keene on juba muutunud selliseks, et keelajad on lollid ja me teeme, mis tahame, mis on kurb muidugi. Jahimees võiks jääda korrektseks, isegi ta arvab teistmoodi asjadest, et ta on ikkagi relvakandja ja võiks olla viisakas, on nagu on ja kui tunduvad, et arukused on piirangute tõttu nihkes, siis ega see salaküttimine seda nihet paremaks ei tee, et see tekitab täieliku arusaamatuse, mis nii-öelda turul toimub lõpuks statistikas ja nii edasi. Ühed püüavad mõista populatsioonide võnkeid, kasve ja muutusi ja kui seal sees on nagu selline muutuja, mida ei oska nagu arvestada, mis on keelatud, et siis on kogu see pilt tegelikult rikutud, et ütleme siis nii, et jahimehed on väga toredad, ise ka jahimees, aga ei tohiks nagu püksikummile tahvlasta. Siin on näha, et juba on palju kergem liigelda, sellepärast et põlve võib palju vähem tõstma. Rada on nüüd 20 senti sügavamal kui lumepiir.
ja ise tunnen juba siin suu alguses, et pulss on tunduvalt madalam kui üleeile, kui ma seda rada siia sisse käisin. Vaatame. kuni 30 senti on rada sügavamal lume pealmisest kihist, nii et on tunduvalt lihtsam käia juba. Siin on ägedad sellised männid rivis, sealpool on veel ja selline selgelt eristatav piir, et siin on ilmselt kunagi kas mingi väike kraavike olnud või isegi karjaaed ainult siin soos, et siit läheb selge joon nagu lage soo ja siis väikeste mändidega ja siin nii-öelda piirjoone peal on siis kõrgemad vanemad männid ja selline tore imeline maastik soo on ju palju ägedam kui raba. Nii, kohe jõuan selle koha peale, kus ma siin üleeile uppusin üle Saapaere vette räätsedega. Let's go! Paneme kaamera teistpidi ja vaatame. Siin on siis nii, siin ma uppusin korralikult. Jää on peale, aga see on ainult see kitsas riba on jäetud, küljed on ju lume all ikka lahti, aga hetkel kannab natuke lund peale juurde vaja, et ei krõbiseks nii palju räätsa all. Hiir on asi toimetanud, elamus minu raha peal. Hetkel kannab, see oli kõik see ala, kus ma reaalselt tulin mööda vett. Korralik basseen ja kannab ilusti. No super, siin tulevad veel paar kohta, mis olid kõige hullemad. Eks siis neid, aga tundub, et töö läks asjata, ei läinud tühja. Ja ega ma ootasin ka seda õiget hetke, millal see rada siia teha. Ja tuli see kõige külmem öö, 20-25. Ja sel päeval -12-ga ma siin seda rada tegin. Ja oluline oli ka, et lumi kohe peale ei tuleks. Aga nii suure külmaga tavaliselt ei tulegi lund. Nii et kõik oli planeeritud ja tehtud nii, et üks väga põnev soo oleks jälle inimestele võimalus avastada talvel. Sest kui sellist talve hoiab, siis ega see vesi jääbki sinna lume alla ja niimoodi esimese korraga peale minna, see on päris jube. Noh, füüsiline koormus, kes tahab seda saab ikka ropult. Oleme siin kaamera käima siit tukast välja tulles. Soolagede peal on paar korda meil matkaliste ees kohe või ka matkaliste vahel isegi lume seest tedred välja lennanud. Väga äge elamus. Aga see oli viimati nüüd mõned aastad tagasi,
kui siit tedred lendu läksid. Mulle tundub, et need männid on natuke liiga kõrgeks, liiga kinni on see ala kasvanud. Et soo on siin kuivas olnud mitu suve, välja arvatud nüüd viimane suvi, mis mööda läks. Ja männid on jõudsalt kasvanud. Põder on mõne ära ka lõhkunud nüüd. Põdrale siin väga meeldib. Aga praegu teda siin ei ole, sellepärast et see jää lõhub tema jalgu, vajub sellest läbi ja tal on siin väga ebamugav. Ja ta on siin ka huntidele hetkel lihtsam saak. Aga muul aasta ajal on põder siin väga mõnusasti kohal ja siin on ta okei ka, kui ta siin neid soomände oma toiduks kasutab, et nendest ei tule väärt puud niikuinii kunagi inimese jaoks väärt. Vot. Ja super luks. Rada kannab tegelikult. Vaated on megad, aga hea. Tunduvalt tihedamaks on läinud see. Mäletan hästi, kui siit oli lage vaade. Nüüd on need männid siin 2,5 meetrised. Ja ei ole enam nii lagedaid vaateid, et kahju tegelikult, et sellist sooala on Eestis ikka väga vähe tegelikult, mis on päriselt selline lummav ja huvitav ja pakub elukeskkonda ka liikidele, mis aina vähenevad. Et seda küll püütakse nagu tühiseks teha kogu aeg. Et inimene, aga ma ei tea, need inimesed ei käi ise eriti palju looduses ja ei naudi seda, et ei mõista lihtsalt, et ressursipõhine vaade loodusele on loomulikult teistsugune ja see on ka arusaadav, aga mina mõistan tegelikult ka seda poolt, et selliseid alasid tohutu väärtus nii elukeskkonnale kui reproduktiivselt aina närvi rohkem vaimse tervise muredega inimesele, super lõõgastuskeskkond, taastamine ja väljalülitus, et see on meie, ma ei tea, mis imerohi, ibermetiin või mis kuradi asi see oli, hobuse ravim, et see ongi see, aga ta päriselt töötab. Ja siin on ka kõik pajupõõsad on põdra poolt tagasi pügatud. Kõik pügab tagasi. Teeb siin oma bonsai maailma. Et see on nagu selline perspektiivi nägemine või tunnetamine. Selle elu tunnetamine ja teiste liikide elu vastu huvi tundmine. Selline mursad ka siin. Täitsa siuke haruldane liik. Vähegi nagu see, ma ei tea, kolmas silm ka töötab, et siis piisab nendest märkide nägemisest, et sa näed siin, juba näedki seda põtra siin, kui see endal ligi ei lase, siis tema tegevus jälgides sa näed ju vaimusilmast teda siin oma rahulikku toimetust toimetamas. See on tore. Näed, ikka sain veel ühe koha veel avatud külmale. Seal oli madal vesi all, aga ikkagi on ebameeldiv, kui ei ole kõige tugevam matkaja ka ja sa rääd ühe korraga kaalub kilo rohkem, et 2-kilose saapaga versus kilose saapaga käiga rääd pluss saabas on päris suur vahe.
ma tulin oma üleise raja pealt maha ja teen siia alternatiivseid radu ka natuke ja kohe momentaalselt on tunda, et on palju raskem liikuda. Jalga tuleb rohkem tõsta, alt on pehme, see vajumine ja siis uuesti jala tõstmine ja jää ragiseb ja seal on üks märkkoht ka tulemas juba ongi. Prillidest ka tõrakas juttu. Matkaspordist 100 €. Sellised uhked prillid, aga oleks ostnud teadnud. Seal pimedas ruumis ei saa ju aru vaata, mis täpselt toimub. Aga tegelikult nende prillidega on nüüd siin looduses, kus on ere päike ja siis lähed varju. See on nagu kotis järsku, sa ei näe mitte midagi. Ja udu tekib ka peale või see lähevad nagu uduseks prillid käimisel kuumusega, keha kuumusega. Nii et nüüd on mul harva ees. Praegu ma lähen otse vastu päikest ja natuke on abiks. Aga loodus liikumiseks siis reaalselt jätta ostmata pigem. Mul on siuke tunne, kui on liiga kallid ja päris head prillid, mis täidavad need funktsioonid ära, et ta kohaneb valgusega ja on antifoog ka, et kunagi mul olid mingid, ma mäletan Hiinast isegi ostsin kunagi, käisin Hiinas ja võistlemas ja jumala head prillid olid odavad, mingi paar 30 €. Firma prillid isegi olid, ei mäleta, mis firma oli, aga jah, need konkreetselt siis ainult ereda päikese käes siis on okei, aga nii kui lähed varju ja natuke kuuma tekitad, on muret kohe, et ei ole head. Aga tore ikka peegeldust vaadata. Vaadake, kui ilus on ümbrus. Kusagil oli veel karuküünejälgedega mänd siin soos. Ta jääb vist natuke vasakule minust. Ma ei tea, kas ma vitsin sinna minna. Ma lubasin kodus, et olen paari tunni pärast tagasi. Aga nüüd on see paar tundi läbi juba ja ma hakkan vaikselt tagasi minema. Mis veel on siis hetkel? Noh, muidugi lund ka iga päev sadanud ja ilmaolud on kiirelt muutunud, et loom ei liigugi kohe siia soo peale, aga ma lootsin nugiseelgi näha. Pole ühtegi näinud. Klassikaline. Lähen korra, käin raja uuesti läbi ja siis avastad ennast täiesti suurte pokude vahel kuskil higistamas ja õhmal olemas. Rajalt maas ja päris karm on. Palav ja külm kõrraga. Pokud on jõhkrad. Madalad männid, kõik asjad. Ma olen juba päris palju siit marsruudist kõrval läinud, et äkki ikkagi oli siin samasse või siis natuke seal edasi see karuküünejälgedega mänd, aga no praegu ei leia. Annan vist järgi ja võtan suuna tagasi ikkagi. Muudkui kisub ja kisub.
nagu alati, et lähed korraks välja, lõpuks oled õhtul tagasi. Et igast päevast saab konkreetne matkapäev. Siin on päris kõrgelt põder ära söönud. All on vanem jälg ja üleval on 2,5 meetri kõrgusel. Jah, natuke vähem, 2,30, 2,37 kõige ülemine tipp. No, ulatub küll. On siin selline 400-500 meetri läbimõõduga soosaar ja enne ma tulin teiselt poolt saart. Sügiseti on siin karu ka üsna aktiivne ja ilmselt ta pesitseb ka siin või talvitub mõned aastad. Et vaatame, mõni siuke soosaar võiks ju väga sobiv olla karule väikseks talveuneks. Ja ma lähen kohe sisse ja üritan sealt vaikselt vaadatud ringi vaadata. Et selline kõrgete puudega, suhteliselt põrev alusmetsaga. Soolage on seal. Väga ägedad, väga põnevad saared. Soolagevad pakuvad siukest suurt maastikuvaadet ja siis need saared pakuvad sellist avastamist, et mis seal peal on, kes seal on. Tihti kasvab meie soosaartel mõni selline huvitav puu või taim, mida mujal ei ole. Võtan siin kuidagi nagu üksikul saarel ja neid kasvama. Näiteks mõni 300-aastane puu või tamm või pärn või isegi jalakas. Siin on üks võimas haavapuu rippu jäänud. Täitsa potentsiaalne kakule äkki pesa, aga väga ägedalt. Seal ongi mingi auk. See auk on vanem, selle koha pealt on siis murd augu kohalt tekkinud hiljem. See on täitsa kakupesa moodi, aga võib-olla peale murdumist maha jäetud. Noh, päris tore. Vot siuksed hiiud on nende saarte peal tihti peale. Tagasi raja peal. Aitab küll lavastustest täna siis. Päris pilgastis võtab. Toreda kaadri. Küll kaamera udune. Kui eile otsin seda pässikut
Rähn on praegu pahane või räägib minuga. Tahtsingi öelda, et eile kui otsisin ta pässikut ja arvasin juba, et no olengi ära unustanud selle koha, täpse koha. Ja hakkasin juba tegelikult mõttes nagu kordama, et soo, anna mulle mingi vihje, anna mulle märku. Anna mulle kuidagi märku. Ja siis no oli täielik vaikus. Ja siis korraga minu kõrval kuuse otsas Tihane hakkas laulma ja sädistama. Ja no, ma sain kohe aru, et pagan, kui see nüüd märk ei ole, siis mis siis veel märk on. Ja kõigepealt võtsin, siis tegin eine ja jätsin Tihasele sealt võileivast osa maha. Ja siis läksin teiselt poole seda kuuske. Seal oli nagu sarnane koht küll, mis mul meeles oli. Et kus see pässik oli eelmine aasta, kui ma sealt mööda käisin. Ja nii oligi. Vot, selliseid imesi juhtub vahest, kui sa hästi küsid, siis antakse. Aga jaa, ma olin nagu mälu järgi, panin selle pässiku koha 200-300 meetrit teise kohta. Paarsada meetrit võib-olla. Ja see koht, kus ma nagu juba ringiga tagasi tulin saare pealt, oligi see enda jaoks kõige kaugem piir, kus ma üldse vaatan. Tagapool kindlasti ei ole. Aga oligi selle kõige kaugema piiri peal. Ja Tihane ütles, et ära siit nüüd tuima mööda pane. Võtsin maha, vaatasin ümbrust, vaatasin seda kuuske teiselt poolt ja seal oligi see kass ka. Siuksed imed. Ma sain kätte. Jah, ma ei tea, loodus vahest ikkagi nagu räägib. Ma ikkagi mõtlen, et nii läbi veel ei ole, teeks elu huvitavaks. Läheb nüüd see rada sealt tukast läbi. Jätsin kõige märjem osa seal vahele. Aga mõtlen, et vot nii, et läheks käiks siit ka ära ja siis kui matkamiseks läheb, et ei pea sama rada nagu tramm edasi-tagasi panema, vaid saab vähe marsruuti muuta ka. No vaatame, kui õudne see tuleb. Kui väga uppama hakkan, siis pööran otsa ringi, et seal on jah selline 100 meetrit korralikku veesoont all. Vaatame. Värske. Täna õine nugise rada ka. Üks. Okei. No, päris korralikud kukkumised, aga jah, vett on siiski vähe all. Eks ta on siin külmaga nüüd eile ööse, kui kõva külm oli, ja tõmbab ka veed ära. Et muidu on siin olnud korralik veetase, meeter vett vahest all. Opa! Aga praegu jälle kõik hullem. Kohe jõuan enda raja peale ka. Seal selle lageda lõpus on juba minu vanarada ees. No siin on reaalselt kõva vesi all. Ja nüüd on räätsid nii raske, et nüüd ma panen veel rohkem läbi. Ei saa seda jääd maha. Jõhker. Reaalselt ei jaksa jalga tõsta. Kohe. Jõuan vana raja peale. Ei peab räätsa puhtaks tegema lihtsalt ei jaksa. No nii, raja peal tagasi. Rohkem ma täna kõrvale põike ei võtta, aitab. Läks raskeks jälle. Magamata ka täna. Siis nüüd, vana raja peal ka veel üllatusi. Oi. Näe, haljas vesi.
hundi jäljed. 1, 2, 3 ja 4 ja 5. Ja see on mingi vanem. Või on sama või? Ja, see on eile õine. ja vaatame, siin on veel hundi jälg. Ja läheb rebaselg. Kas läheb onni juurde? Kadunud. Täiesti onni juurde. Ja hunn on siin samas. Opa, hundid on 20 meetrit onnist läinud. Võt niimoodi käib elu. Ilvese jälg oli ka siinsamas.